Tere, armas Niida siinpool ja soovin sulle ilusat sügist. Ja täna siis ma loen selle video üles 29. septembril ja just sellepärast, et see päev on siis põline pööripäev, nii nagu ta enne kalendri keeramisi oli ja looduslikult on siin meil Maarjamaal. Ja pööriaeg algas siis, me tähistasime nii-öelda praeguse kalendri järgi pööripäeva siis seal aastal 22. septembril. Siis tegelik võrdpäevsus, kus öö ja päev olid sama pikad, oli 25. septembril ja siis nüüd 29. on siis põline pööripäev ehk Mihklipäev. Ja kui nii-öelda seda suve algust tähistas jüripäev, kui alustati siis suviste töödega ja palgati sulased ja karjased ja tüdrukud appi suvetöödele, siis Mihklipäev oli see aeg, kui need nii-öelda lepingud lõppesid ja karjased said üldjuhul vabaks. Ja algas siis selline pimendam ja talvine ja talvetööde aeg. Aga nagu lepingutega ikka ja töödega ikka, siis omanik ja peremees tahab ikka rohkem saada ja proovis sageli tüdrukuid ja karjaseid siis kauem hoida tööl, lepinguid pikendada ja karjased tahtsid vabaks saada ja kes siis sai nagu teenitud rahaga võib-olla ka kooli minna. Et samamoodi siis kooliaeg algas septembris, aga veidi hiljem. Ja mis siis tehti, kuna nagu lepingut mõnedel andmetel võis nagu hoida esimese lumeni, siis prooviti lund nõiduda, ehk siis, et ta tuleks varem ja saaks rutem vabaks ja priiuse põlve hakata nautima, siis tehti siis sellist riitust, et veeti valget oinast siis 3 korda vastu päeva ümber suure kivi ja sellega loitsiti siis, et lumi tuleks kiiremini, et kes tahab siis proovida kontrollida seda, kes julgeb riskida, et tõepoolest siis see loits äkki töötab ja lumi tulebki maha, siis võib proovida. Ja Mihklipäevaga on oinas nagu veel väga tugevalt seotud, et ma arvan, et kõik on kuulnud seda kõnekäändu, et igal oinal oma Mihklipäev ja see tuleb samamoodi siis sellest, et Mihklipäeval tapeti oinas või siis ka lammas ja valmistati siis Mihklipäeva pidurooks sellest samast siis lambalihast. Ja mida siis tähendab igal oinal oma Mihklipäev, et noh, nii-öelda modernses spirituaalses keeles või Aasia, India budistlikus traditsioonis tähendab ju see tegelikult nii-öelda karmat, et kui on olnud selliseid tegusid, mis ei ole väärikad või ausad või veel võib öelda, et jätsid nagu liiga suure jalajälje meie siis selle rohepöörde, rohelise maailma käsitluse valguses. Ehk siis meie jalajälg oli liiga suur või liiga nagu vastu loodusseadusi või kahjustas siis kedagi, saime oma kasu kellegi arvelt, siis võibki öelda, et igal oinal omal Mihklipäev ehk see tasumise tund nagu tuleb varem või hiljem. Ja nagu ikka, siis meie põliseid pühasid tähistati siis sellega, et lauale pandi paremad palad. Mihklipäeval siis eriti sobis lammas, aga sobis ka kukk või kana, linnuliha. Ja tuldi kokku ja pühitseti ja tänati, sellepärast et see on ka nagu saagikoristus aeg, on ju, ta on ikkagi
tänulikkusaeg selle eest, mis siis külvati ja maha pandi ja mida nüüd saab siis noppida ja seda jälle vaata siis nagu metafoorselt on ju, et mida oled külvanud, seda nüüd lõikad siis Mihklipäeva paiku, et võib öelda, et võrdpäevsus on niisugune hetk, kus nagu see on nagu öö ja päev, pimedus ja valgus on võrdsed ja et noh, kuhu poole ta siis nüüd kukub, et kuhu poole see kaalukauss siis läheb, et kas on ka magusad viljad noppida või on mõruvõitu. Ja siis tuldi kokku ja tähistati ja muidugi lauldi, võeti regilaul üles, et mina kasutan palju šamaanitrummi ja enda loitsude saatmiseks, mis läbi minu sünnivad, aga ega trummi siin meie pärimuses eriti palju ei ole olnud, et vahest võib-olla mingeid märke leitakse sellest, aga see meie tähistamine, pühitsemine käis ikkagi toidu ja regilaulu ja tantsumängudega ja kindlasti siis on see jälle selline päev, kus tööd ei peaks tegema, on ju, kus peaks siis pühitsema. Ja veel, mis puudutab siis Mihklipäeva kombeid, Mihklipäeval oli hea anda allikale andi ja allikale siis eelkõige võib-olla läksid naised kuidagi otseselt pärimus seda ei ütle, aga mul on hästi nagu tugev tunne, et eelkõige käisid allikal naised, sest vesi on selline hästi naiselik element. Ütleme, kui tuli ja õhk on mehelikud, siis vesi ja maa on sellised naiselikud, et ma arvan, et meeste riitused on rohkem seotud siis tule ja õhuga, et tuli üle tule hüppamine ja siuksed nagu julgustükid ja ka võib-olla kõrgusse pürgimine siis on mehelik. Ja naiselikud on siis kõik maaga seotud tegutsemised ja ka veega ja allikatega seotud tegutsemised. Aga see on ainult minu tunnetuses, nii see ei ole, seda ma ei võta üks-ühele kuskilt pärimusest, vaid see on, mida ma praegu jagan, on puhas minu sisetunne. Ja minus lihtsalt seostub nagu allikal käimine eelkõige naistega ja naiste riitustega ja allikad siis Mihklipäeval, pasupäeval võtsid ise ära nii hästi vastu hõbeandi. Ja neid siis allikaid, kus käidi siis tervist ja ilu ja noorust nõutamas, neid nimetati ohvriallikateks, ka silmaallikateks. Ja nendega siis sai pesta silmi, sai pesta silmnägu, iseenda keha, noorendada ennast. Ja oluline oli siis kindlasti, et allikale saab antud ka siis and, milleks sobis siis iseäranis siis hõbevalge või kaabitud hõbe näiteks, kui sul on hõbe käevõru või mingi muu hõbeehe, siis sa võid võtta soovitavalt oma rituaalinoa ja siis kraapida sealt seda hõbedat allika vaimule kingituseks ja anniks, enne kui sa siis lähed ja oma palve või oma soovi või taotluse allika vaimule edastad. Ja kutsun külas kindlasti naisi siis Mihklipäeval minema oma kodukandi allikale või võtma oma sõõri kokku, oma sõsarate sõõri ja miks mitte sõita siis kuhugi ilusasse ja pühasse kohta. Et allika vaimule andi viia ja paluda siis endale ilu ja tervist ja noorust või ka siis võtta vett kaasa, samamoodi Anni vastu ja viia näiteks kellelegi, kes on vanem ja väetim ja ei jaksa ise allikale tulla, et selline ilus mõte sulle. Ja mis siis muud, kui naudi vananaiste suve, sest nüüd on olnud nagu esimene öökülm ka ära, et seda siis ilusat ilma, päikselist suvist ilma, mis on peale esimest öökülma, nimetatakse vananaiste suveks ja tõepoolest taevas on helesinine ja päike paistab täna, et võib-olla soojakraade nüüd nii palju ei ole, aga ikkagi on hästi mõnus, et soovin sulle siis seda ilusat üleminekut suvest sügisesse ja ma loodan, et sinu need külluse karikad on tulvil, et sa oled teinud imelisi tegusid ja külvanud imelisi seemneid sõna otseses ja kaudses mõttes ja sul on nüüd küllusesarvest noppida.
et see on ka Jeera-Ruuni aeg, mis Jeera-Ruun siis näeb niimoodi välja, on ju, kaks sellist nagu kolmnurka, on ju, mis tegelikult sümboliseerivad ka seda nagu pöörlevat ajaratast, on ju, et Jeera siis näitab ka seda, et sellist nagu kannatlikkust ja aega, et on selline ka aednikuruun, võib öelda, et ei ole ju nii, et paned seemne maha ja kohe on vili, et ta vajab kannatust, vajab aega, kannatlikkust ja ühel päeval sa nagunii nopid neid vilju, mida sa oled külvanud, või kui sa oled siis olnud parasvainas, siis ühel miiklipäeval saab see karma su kätte, et igal juhul ma loodan, et sinuga on kõik hästi ja pigem oled sina see, kes seda mõnusalt, ma ei tea, 6 või 8 tundi või ööpäev läbi küpsetatud lambaliha naudib ja sõsarate sõõris või sõsarate ja vendade sõõris tähistab ja naudib seda sügisest küllust. Aga ole hoitud ja kõike head sulle!